millest tekib inimese siis selline viha või raev, mida ta väljendab vägivaldselt. See tekib tavaliselt sellest, kui inimene ei julge öelda ei või kehtestada oma piire. Tihti me töötame kellegi alluvuses ja me aeg-ajalt peame oma piire nihutama. Palutakse teha ületunde, palutakse teha täiendavaid tööülesandeid ja selle tulemuseks on algselt selline kerge pettumus, segadus ja hiljem kasvab see sisemiseks vihaks, sest et me ei julge öelda ei. Ja kui me ei julge öelda ei, siis me ei ole piisavad, me ei ole tahetud ja võib-olla meid vallandatakse. Ja kui tööalaselt toimub selline pidev piiride nihutamine või keegi kolleegidest või ülemustest, otsestest ülemustest pidevalt tekitab sellist survet, kus sa ei saa enda kaitseks välja astuda ja pead pidevalt oma piire nihutama või sa ei julge enda kaitseks välja astuda ja öelda ei. Ja lased endaga sellisel kujul tegutseda, siis kasvab see sisemiseks vihaks, sisemiseks pingeks, sisemiseks raevuks. Ja kui ei ole neutraalset kohta selle vabastamiseks või tehnikaid selle vabastamiseks, siis tihti võib juhtuda, et need pinged vabastatakse välja kõige lähedasemate inimeste juures, kodus, vanemate peale, partnerite peale, laste peale. Et miks meil on nii suur number koduvägivalda, siis tegelikult selle põhjuseks on see, et meid on nii palju aastaid alla surutud, et inimene ei julge, ta ei julge astuda samm ette iseenda kaitseks. Inimene ei julge iseenda kaitseks välja astuda. Inimene ei julge iseenda ees seista. Sest et tal ei ole mitte kedagi teist, kes teda kaitseks. Ja ta ei julge ka iseenda kaitseks välja astuda, sest et kui ta seda teeb, siis pärast seda võib-olla ei ole tal enam midagi. Aga tegelikult on see jälle väär uskumus, väär arusaam, mis tuleneb kogemustest, elukogemustest. Enda kaitseks, enda seisukohtade, enda piiride selgitamiseks ei pea raevukalt välja astuma. Enda kaitseks ei pea sõjakalt välja astuma. Enda piire, enda seisukohti võib alati julgelt ja enesekindlalt väljendada kolleegidele, ülemustele, ka kodus partnerile. Tegelikult, kui sa julged oma piire teisele inimesele teatavaks teha, kui sa julged oma seisukohti teisele inimesele teatavaks teha, kui sa julged enda kaitseks sammu ette astuda, siis usu mind, kõik teised hakkavad tegelikult seda sammu sinus hindama, väärtustama ja austama. Mida rohkem sa enda varju peitud, mida vähem sa enda kaitseks, oma seisukohtade kaitseks välja astud, seda suuremaks kasvab pettumus, hirm, segadus, allasurutus ja raev sinu sees, mis ei saa ju sinna sisse igaveseks peitu jääda. Varem või hiljem vajutab keegi sisse selle nupu, mis tekitab lööklaine selle tagajärjel ja toimub sinu sees plahvatus. Kõige hullem selle juures ongi see, et plahvatus leiab aset sinu lähedaste peal. Ja nemad on tegelikult sinu kindlus, sinu tugisammas ja nemad tegelikult ei peaks selle osaks langema. Kõige parem viis hinda ja väärtusta seda, mis sul on. Hoia ja armasta oma lähedasi ja astu enda kaitseks ise täna samm ette. Tee inimestele teatavaks oma piirid, oma seisukohad, oma arvamus. Ja usu mind,
juba mingil hetkel saad sa iseendale õlale potsutada ja öelda, ma tegin ära. Ma sain hakkama. Yes, ja minuga ei juhtunud mitte midagi halba. Soovin sulle armastust.